Ennem kui tuleme kõne juurde, siis Lootuse küla on meid ka meeles pidanud kaartidega ja Riigikogu ka. Ja ka tervikliku tervenemise teenistus saatis meile jõulukaardi tagant järgi. Ma ei hakka seda ette lugema, aga on tore, et ka millal keegi viimati kirja sai. Teate, me elame ajas, kus naljad kirju ei tule, meil on postkäes pidevalt tühi. aga tore, et ka selline asi käib. Aga tuleme täna esimese kõne juurde. Ma kahtlustan, et kõne läheb 2-3 ei lähe, aga vaatame. Niisiis, teatavasti me oleme kogudusena astunud ühte huvitavasse aega, vähemalt ma olen kutsunud teid, kes on kaasas, siis me teatavasti esmaspäevast kutsun kogudust kaasa nädalale paastule. Sa kindlasti mõtled, mismoodi, kohe jõuame selle juurde. Ja mul on teatud eesmärgid ka, mis Jumalal on sellega. Ja teate, ma olen samasugune inimene kui sina. Meil on nii palju, ütleme, me tuleme sellisest ajast, aastavahetuses, enamusel on külmkapis toitu piisavalt, mu naine ütles kohe, see ei ole hea aeg pidada seda paastu alustada. Nii palju toitu, kuhu see panna? Minul on väga kindel otsus, mina alustan, tehku tema, mida ta tahab. Ja teatavasti meil on ka vabadus selles mõttes, et keegi ei käi püstoliga kuskil, et kas sina paastud, aga see üleskutse on ja millegipärast mina tajun, et Jumalal on oma mõtte sellega ja kohe jõuame selle sisse. Ja siis kõne pealkiri on Valmista end ette. Rooma kiri ütleb midagi huvitavalt. Muuseas, on paastu kohta. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Nii üllatav, kui see ka ei ole, siis tegelikult see kirjakoht räägib sellest paastust, et mida oma ihudega teha. Ja kohe ma seletan ja jõuan selle suhte sisse, et mida siis selle all mõeldakse. Väike sissejuhatus. Me teeme seda usulisel eesmärgil ja see ei ole dieet selles mõttes, vaid paast on midagi, mida sa teed usumisel eesmärgil. Miks on seda oluline rõhutada? Me elame täna ajas, kus ühiskond on täis erinevaid kehakaalu alanemisvariante, tervise detokseid, ravi, paastumised. Kui sa lähed netti, see on terve ookean öelda. Inimesed räägid oma kogemusi, mida ma tegin, kui ma loobusin sellest, erinevate vaimsuste läbi. Mõni teeb moepärat, sõbranna tegi, mina teen ka või sõber tegi, katsetan ka. Ja iseenesest see ei ole paha, aga mis ma tahan lihtsalt taustaks öelda, et on olemas terve koolkonnad sellel teemal. Ja loomulikult mu naine võiks seda palju paremini seda kõnet pidada, aga see ei ole meie põhirõhk sellel toidul ja mis sellel on. Aga lihtsalt ütleme välja, paastumine ei ole selle eesmärgiga, et võtta kaalust alla, ehkki ka see tõenäoliselt juhtub. Ma rõhutaks üle, et ma ei kutsu kogudust minema veepaastule. Eriti selles mõttes, kui sa oled viisakalt öeldes pugid terve jõuluaja ja hoidnud heal ja rammusal toidul, siis see võtmesõna võiks olla, et sa alustad rahulikult. Et ei ole nii, et esmaspäevast ma kõik ainult vett tarbin, mitte mingit. Sa võid seda teha, aga teatavasti ihul on väga keeruline sellega toime tunna, sellepärast siis sa pead arvestama, et su emotsionaalne külg käib üles alla ja see on vähe keeruline. Minu lähenemine oleks see, et me võiks minna sellisesse Danieli paastu. Ja see on selline praktika, kus sa Danieli kohta öeldakse, et ta lülitas välja kõik selle kuningliku, mida talle pakuti. Ja tegelikult ta sõi ainult taimetoitu ja vett. Ja seal on huvitav selline kirjakoht, nad proovisid 10 päeva, ainult 7 on see võimalus, aga samas nii nagu öeldud, et see ei ole sunduslik, see on võimalus, mitte ei esitaks seda kohustusena. Aga Jumal on oma mõtte sellega. Siin on mitu eesmärki, ma tulen varsti nende sisse. Paar mõtet, mida on öeldud paastumise kohta, et paast on võrreldav radikaalse kirurgilise sekkumisena. Mõtle. Üks paastumise edendaja ütleb niimoodi, et paastumine on operatsioon ilma noata.
operatsioon ilma noata. Mõtle, milline tulemus. Ja loomulikult ma tean, et inimesed on tänapäeval haritud ja doktor Google läbi on kõik eksperdid. Aga infot on piisavalt ja ma ei läheks väga selle toitumise sisse, aga mul on üks mõtted, mis me sellega tahame saavutada. Ja üks valdkond, mis suunas tuua esile, et miks on see oluline üldse. Esimene, mida mina näen, on see, et Jumal kutsub mind kuuletuma. Ja jälle tooks esile selle, et inimlikult on see täiesti ebasobiv aeg. Võiks öelda, et Jumal, mis sul mõttes on aasta algus, inimesed tulevad aasta vahetuspeolt ja kõik mõtlevad, et kuidas ära süüa ja kuidas edasi süüa, et mis mõtlesin, et ei tahaks nagu olla nii radikaalne. Aga ma olen mõistnud seda oma elus. Ükskõik, nii nagu ka Elle ütles, et milline on hinnasilt, tasub olla Jumalale kuulekas. Ja mina ütlen selle info välja ja mina olen öelnud oma sees vähemalt, et mina tahan sellega kaasa minna. Jumal, mina tahan sulle kuulekas olla. See on see esimene eesmärk. Järgmine, mida mina näen selles kontekstis on see, et see on tegelikult üks hea aasta algus. Mõtle, maailm pidutseb meie ümber, aga samas Jumala sõna ütleb, et mina ei ole maailmast, vaid maailmast välja kutsutud. Ja see paastumine on selline ajutine loobumine hüvest, mis võiks loomulikult olla osa sinu ja minu elust. Ja sellel on üks täpne eesmärk, selleks, et me võiksime kogeda rohkem Jumalat. Seda on öelnud üks üsna tuntud teoloog Richard Foster ja tema on sõnastanud selle niimoodi ja see on väga hästi öeldud. Ajutine loobumine hüvest, mis võiks loomulikult olla sinu ja minu elust osa selleks, et ma võiks rohkem kogeda Jumalat. Ja seda on võimalik kogeda. Järgmine, mida mina tõstaks esile on, sellega käib kaasas üks vaimne printsiip. Kui sa mõtled, et miks seda teha ja loomulikult oluline on natukene harida, mida tänases kontekstis võiks lausa pika seminari teha, et mis kaasneb, kui sa läheb selle sisse, mis su emotsionaalne tase ja kõik see käib. Kõik see info on tegelikult netis olemas. Aga mida mina näen, on üks vaimne printsiip. Midagi tuleb teha. Ja tead, ma mõtlesin, mulle ei meeldi, või tähendab, mulle ei meenu ühtegi piiblilugu, kus Jumal oleks öeldud kellegile, ära tee mitte midagi ja see lihtsalt sünnib. Lihtsalt vaatamist pealt. Kõik piibli tegelased pidid midagi tegema. Mõeldes tagasi jõuluaega, klassikaline taas ingel tuli Maarja juurde, ütles, mis peab sündima ja Maarja ütles, mulle sündigu sinu sõna järele. Ei olnud nii, et mind ei huvita, mis sünnib. Las siis sünnib. Ei ole. Seal oli täpne vaibre printsiip ja see on ka see, mis käib sellega kaasas. Selle aasta algusega ma rakendan ühte vaimset printsiipi, ma teen midagi, et saada tulemusi. Nii nagu keegi on öelnud, et rumala inimese pehmelt öeldes definitsioon on see, et sa teed ühte ja sama asja ja ootad, et tulemus on teine. No ei ole. Midagi tuleb muuta. Ja mina mõtlen, kui sa märkad, me ei ole seda kogudusena ükski aasta algust teinud. See aasta erineb ja ma usun, et Jumalal on mingi mõte sellega. See on see, miks mina tahan sisse hüpata ja tunnistan kohe ka, nagu sa ise ka aru saad, ma ei ole mingi superpaastoja. Näiteks eelmine aastas päris palju kohti, kus tahtsin paastoja, läks lappesse, lihtsalt mingi pidu, mingi sünnipäev ja vaatad, aasta läks, mõtled, Nii et mina näen rohkem kui küll põhjust teha seda. Ehk teisisõnu, ma külvan teadlikult selle aasta algus. Ja see teadlikkus ei ole üldse tunnete alusel, sest meie tunded räägivad nii erinevad. Hudson Taylor on öelnud niimoodi, Hiiena missiooni rajaja. Võib-olla on meie töö kõige suuremaks takistuseks meie ettekujutus oma jõust. Ja paastumise kaudu me õpime mõistma, kui vaesed ja nõrgad olendid me oleme. Täielikult sõltuvad sellest toidukorrast, mis annab meile pisut jõudu, mille peale me kindlalt toetume. Igaüks, kes on rohkem kui 5 minutit paastunud, naljaga öeldes, teab, kui reaalsed on need sõnad. Millised, olen ma ainuke. Kui sa hakkad paastuma, sinu liha ei hakka karjuma. Minul küll hakkab karjuma. See on
ja see on see, et ma külvan teadlikult sellesse aastasse. Järgmine, mida mina näen, on see, et ma teen tegudega seda, sest usk tegudeta on surnud, ütleb Jakobus. See on tegu, vahest me räägime ja unustame nagu kontrollida, et kas ma tegelikult teen seda. Paastumine on vaimulik relv. Ma täna tulen natukene selle ihunurga juurde ja vaatame, kaugele ma jõuan, aga ma tooks selle eesmärgi jälle esile, et ta on vaimulik relv. Nii nagu sõjamehel, kui üks relv on lihtsalt seal mõõgataskus ja sa ei kasuta, siis ühtegi võitu tõenäoliselt ei tule. Sa pead selle mõõga välja võtma ja tegema midagi, et saada mingeid tulemusi. Martin Luther on ajalukku läinud ühe huvitava inimesena. Tema mitte ei paastunud ühel päeval nädalas, vaid paastus nii tihti oma igapäevase 3-tunnise palveaja jooksul, et teda kritiseeriti tihtipeale liigse paastumise pärast. Ma ei tea, kas on keegi jõudnud sinna, et sind kritiseeritakse, et ära paastu. Aga kui me vaatame ajalukku, siis tema teenimine õnnistas oma palve ja paastu kogu kirikut. Kogu kogudus on nii-öelda protestantlik kirik, kus me oleme ka protestandid, on sellest osa saanud ja ta tõmbas kogu maailma Jumala poole. Kas pole kõnekas? See aitab meil ära võita neid lahingud enda sees, kus me ütleme, ei, mina ei taha paastuda, mul ei sobi, tead. Loomulikult, kui su arst ei soovita seda, siis sa pead kaaluma. Õnneks julgen käia oma abikaasa, kui sa oled siin, siis võid nõu pidada, aga enamus inimestele paastumine sobib. Vähemalt sellises võtmes, nagu me täna seda välja käime Danieli variandis, sa võid ka vee peale minna, siis sa pead oma vaimulikku olukorda ise piisavalt hästi hindama. Nüüd, järgmine, mida ma näen, see on üks ohver. Väga palju asju sünnib nii-öelda selle ohvri baasi tasandilt. See maksab meile midagi, me mugavus, me liha, meie ihu ei taha seda, aga ja mulle meeldib see mõte, kui vahest me peaks selle nagu teistpidi keerama, vaata korra maailma, mida kõike ohverdatakse kuulsuse, raha, tuntuse nimel. Mida kõiki? Mõni ohverdab perekonna, mõni sõbrad, no karjääri, kõik. Ainult on midagi, üks ohver tuua, et saada kätte midagi, mida tema tahab. Kui sa nii vaatad, maailmas tuuakse väga kõvad ohvreid. Aga tegelikult see on piibli printsiip, mida on võetud ja keeratud lihtsalt oma nii-öelda ego kasuks ja loomulikult siis tulemused on ka siuksed, et pilpad lendavad. Aga kui sina ohverdad õiges võtmes Jumalale neid printsiipe kasutades, siis see kannab ühte kaunist vilja. Järgmine või viimane eesmärk, mida mina tooks välja, on see, et me teeme seda kogudusena koos, vähemalt üleskutse on selline. Teate, ma oleks võinud ju ka üksi selle ära teha selle nädala ja lihtsalt öelda, et näete, ma tegin nädal aega hiljem paastu, aga ma tajusin, et Jumal kutsub kogudust, lähevad need, kes tulevad kaasa. Ja ma jätan nagu jälle selle ukse lahti, et sa ei kogeksid siin püssitoruga kuhugi surutakse, vaid see vaba valik on ikka. Aga ma näen ühte printsiipi, kui kogudus ka, algkogudus koos tegi, seal olid teatud tulemused, seal midagi juhtus ja see on täiesti piibelik ja ma näen, et seda tuleks praktiseerida ja me praktiseerime seda häbemata vähe. Nüüd, ma natukene räägin paastunurgast selle ihu vaatenurgast. Võib-olla sa mõtled, miks on selline oluline. Ihu on seotud meiega. Sa ei saa kahes kohas korraga olla. Meil on vahest kummalised väljendid, et ma olen vaimus siin, aga no, tegelik reaalsus on, sa saad ühes kohas korraga olla. Oled nõus? Ja sellepärast on see, ja see on seotud meie ihuga. Sa ei saa oma ihu maha jätta, sest kui sa ihu maha jätad, sa lahkud ka siit ilmast. Selle tõttu on ihusse, nii nagu see Rooma 12 kirja kohta ütleb, et me toome oma ihud Jumalale pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See on väga oluline. Ja me tuleme selle juurde kohe. Sõna annab, ütleme nii, kui sa vaatad ajalukku, mul naine ütles, et ta vaatas, ma ei tea, mis kell 3 või 4 vaatas Viimsete riiklevat, tead, kirik ajaloost antakse kirikus, kuidas kirik on ihusse suhtunud. Ma ei ütle, et see pädev on seal Viimses reliikvas, aga see, kuidas kirik suhtub ihusse, väga erinev silma nii-öelda pilt.
ihu tuleb alandada põlvil ja hernestel ja veel. Ja kui sa vaatad ajalugu, seal käib selline kõver, et anna olla. Aga mida ütleb sõna? See on see tähtis. Mida ütleb Jumala sõna? 1. Korintuse 6:18 öeldakse väga selge ja annab väga selge pildi. Või kas te ei tea? Ehk mulle tundub, et seda võiks sama hästi täna öelda Paulus, et kas te ei tea, sest väga paljud ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning teie ei ole iseenes omad, sest te olete kallilt ostetud. Austaga siis Jumalat oma ihus, tempel. Siit võiks omaette jutluse venitada, ma ei tee seda, aga mõistab, see on see, kuhu Jumala sõna asetab selle ihu, et see on tempel, hoolitse selle, see ei ole midagi alaväärtuslikku, see ei ole midagi, mida üle vindi keerata. Ja küsimus, kas sina suhtud oma ihusse nii? Minu vastus on, et siin on puudujääke, minul küll, ma ei tea, kuidas sul läheb. Ma näen, et siin on kohti, mida viia iseenda sees Jumala sõnaga tasakaalu. Ihu peaks kuuletama sulle, mitte vastupidi. Nii paljudele, kui sa vaatad kas või eelmist aastat, ma ei tea, kui analüüsi oled sina, aga on hea praktika analüüsida oma möödunud aastat. Millised hetki sina oled, kus ihu hääl on peale jäänud? Ja teatavasti ihu tahab süüa, juua, magada, mugavust ja midagi veel. Huvitav on see, kui sa mõtled, enamus patte tuleb ihu tasandil sisse ja kui me paastume, sulgeme ukse. Enne kui ma loen Galaatia kirja, mina mõtlen näiteks niimoodi. Kujutate abielupaari, kui nad aeg-ajalt kas koos või isegi eraldi paastuvad, ma ütlen, abielu rikkumine on praktiliselt välistatud. Armukadedus on välistatud. Millise hinnasildi sa paneks sellele? Mina ütlen, see on tohutu. Mõtle abielupaari, kus siuke asi puudub. See on see, mida Jumal näeb. Ja paastumine on uks, millega sisse astuda. Ma ei taha teada statistikat, kui paljudes seda on sellist abielu. Aga see on see, mida Jumal ka pakub paastumise läbi abieludesse. Ja nüüd kuula, mida Galaatia kiri ütleb ihu või selle liha kohta, mis põhjustab seda kõike. Galaatia 5:19. Aga lihateod on ilmsed. Hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastamised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarast, nagu Paulus ütleb, millest ma juba ennem olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Oled sa mõelnud, et ihu teeb seda? Ei ole nii, et inimene on kodus ja siis ihu suveräänselt teeb mingi jama ära, nagu siin on öeldud, ja siis keegi ei tea, kuidas nüüd seda hallata, kuidas toime tulla. Tead, kui meie paastumine on see vaimne relv, mis lõikab ära need juured ja sidemed meie sees, kui sa tunned, et tirib, siis paastumine on see, mis teeb sind vabaks, nii nagu me laulsime. Vabadus on Kristuses ja paastumine on üks sellinest relva, mida läbi lõigata paastumise läbi. On veel midagi, mida me vajame ja mida ma ise olen ka mõistnud, on see, et paastudes me vajame kogeda, kui jõuetu on ihu oma olemuselt ja paastudes me just seda kogeme. See on see, miks Jumal kutsub meid selle sisse. Mitte, et Jumal tahaks meid kuidagi nagu alandada, aga meie vajame mõista seda. Ja kui sa ei võta, kui sa ei ole oma elus kunagi paastunud, sa ei koge seda. Ja siis, kui me paastume, me mõistame ka midagi. Ja mille nimi on see, et tead, see ihu vananeb, ükskõik kuidas sa silud. Ja kui sa seda mõistad, siis ei ole vaja ei iluoppe, aga sa ei keera ka vinti üle. Et siis on, sinu sees tekib üks tasakaal, et sa tead, et ühest kööst, jah, su ihu vananeb. Aga samas sa oled teinud oma osa, et püsida tasakaalus ja tead, kui hea koht see on. Ja mina küsin, kas sa oled?
Esimene Thessalonika 5:23 on öeldud nii, et teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse tulekuks. Ja see on taas vihje sellele, et me ei alavääristaks ihu. Minul on küsimus. Kui sina lähed peegli ette, kuidas sina näed ennast? Jumala sõna tahaks tõmmata sind sinna kohta, kus sa ei alaväärista ja ütled, et ma olen siuke, see on kõver ja see. Jumala sõna tahab ja paastumine on üks võrratu uks, ma ütleks. Astuda sisse, et kogeda seda terviklikkust ja sellist sisemist rahulolu. Johannese 7:38 on väga paar punkti veel ihu kohta, et sa näeks, kui oluline on ihu ja kui palju on ihu just selle paastumisega seotud. Johannes 7:38 on öeldud, Jeesus ütles, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava jõed, mitte vaimust, ihust. Mõtle, kui tähtis on ihu. Apostlite 19:12 on öeldud huvitava, mulle meeldib see kirjakoht. Ja Jumal tegi ise äralikke tegusid Pauluse käte läbi nii, et tema ihu pealt võetud higirätikud ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid neist ning kurjad vaimud läksid välja. Kujuta ette, see ei ole väga siuke hea lõhnaga higirätik. Aga mõtle, Jumal kasutas ihu, Paulus ihu nii, et sealt võetud higirätik kandis sellist väge, et see tervendas inimesi. See räägib mulle, et ihu on väga tähtis. See on väga oluline käituda oma ihuga õieti ja see on paastusme üks selline varjatud osa, mis toimub. Paar mõtet veel, siis ma tõmban otsa kokku selle ihu nurga alt. Kui ma vaataks paastust, siis ta on teatud mõttes nagu sisemine koristus. Ja mina küsiks, kui tihti sina kodu koristad? Kord kuus? Kord nädalas, ma arvan. Ja siin on mõttekoht. Ma usun, siit oleks midagi kaasa võtta. Teatavasti algkogudus paastus 2 korda nädalas. Ja muidugi näiteks John Wesley ütles, kui jutlustaja tõsiselt ei paastunud, teda üldse ei lastud kantslissegi. Ma ei tea, milline täna see ühiskonna praktika oleks, kui samad kriteeriumid pannati jutlustajatele, nii mõnigi koht võiks kõnelejate jääda võib-olla. Aga mis see räägib meile? Et see kannab endas ühte vaimset reaalsust jälle. Et see on meie endile reaalselt kasulik. Ja see mõjub sinu vaimsele tervisele hästi. Ta teradab meeli ja paneb sinu mõtted liikuma. Teatavasti aasta algus on see, kus me mõtleme, et Jumal, mida teha või mida sina saad teha. Kui me võtame selle paastu aja, ma usun, see sisemine selline puhastus toimub meile sees. Ma mäletan hästi, Eestis teatavasti Märt Vähi on väga palju paastunud ja rääkinud paastumisest ja tema ütles niimoodi, et kui tema alustas paastumise, siis ta koges ühte Jumala kõnetust, kus Jumal ütleb, et paranda meelt, siis ta ütleb, et Jumal, aga ma ei tea ühtegi asja, mille eest meelt parandada. Siis Jumal ütles, see su probleem ongi, et sa ei näe iseennast, sa ei tea, millest meelt parandada. Ja ta ütles, ja kui ta hakkas paastuma, siis ta kooris nagu sibul ennast lahti ja siis ta ütleb, et mul on täiesti, ei ole üldse tähtis, mida keegi teeb, mul oli endaga nii palju tegemast, ma nägin seda sisemist mustust, mida koristada, mida korda panna. Ja mina mõtlen, just aasta algus on see igati sobiv pilt, et see paast on nagu üks sisemine koristus, sest ega jah, algas aasta 2023, aga ta selles mõttes ei hakanud nullist, sest eelmine aasta on ikkagi olemas ju. Need teod vaimses mõttes, ega ei ole nii, et see pandi kinni ja kõik kaob ära. Ei, see eelmise aasta ikkagi mõjutab ka selle aasta algust. Ja selle tõttu on aasta algus vahest nii hea teha see selline sisemine koristus ja märgata, et kas see, mida mina mõtlen, kas see, mis sul sees toimub, kas see läheb Jumala sõna pildiga kokku või äkki see Galaatia nimekiri on ka vaikselt mulle minu ellu sisse imbunud ja tegelen ja maadlen ja püüan reeglina peita seda. Aga paast toob selle vabaduse ja koristuse võtme sinu kätte. Et kasuta seda, Jumal ütleb, et saada kätte see vabadus, millest me laulsime. Niisiis,
lühidalt ütlen taas need eesmärgid, miks mina seda teen ja sina saad otsustada, kas sina tuled kaasa. Minu jaoks on see kuuletumine Jumalale. Minu jaoks on see hea aasta algus. See on üks vaimne printsiip, ma teen midagi, et aasta vähemalt hiljem või lõpus öelda, ma tean, et ma olen midagi teinud, ma külvasin teadlikult sellesse aastasse, ma tegin seda teoga, mitte lihtsalt sõnadega. Ja ma tean ka, et see on üks relv, mis maksab ja selle sisse käib ka üks ohver, mis väljendab seda, kui sa nädala keskel lähed sellest, ihu läheb sul sellest puhastusest ja valulisest protsessist läbi, mis on väga ebameeldiv, siis sa tead ja tuletad, vähemalt mina tuletan iseendale meelde seda, ma tegin teadliku ohvri, et minna sellest läbi Jumalale, et kanda ühte head vilja. Tõuseme palvel. Isa taevas, ma tänan sind selle sõna eest, ma tänan selle aasta alguse eest, ma tänan, et oma vaimuga sa teed, sa pakud meile võimalusi, sa pakud meile lahtisi uksi, kus sisse minna, et saada teatud tulemusi, sest ju vaimne printsiip on see, kes külvab, see lõikab. Et ei ole nii, et keegi on külvanud ja lõikust ei tulegi. Su sõna räägib kindlalt, et see lõikus ja külv on seotud. Ja ma palun sinu pühavaimu armu igaühele, kes tuleb kaasa selle paastuga, et me teeks seda mõistlikult, arukalt, aga ka teadlikkusega, et me panustame sinule. Me toome selle teadliku ohvri, et kanda vilja sulle ja samas, et sina võiks meid sisemiselt puhastada, sest see on oluline ja vajalik, et meie sihid ja eesmärgid ja süda oleks õiges kohas.